Tere, mina olen Eerika. Tänases episoodis räägime me Next Fertility Nordic kliiniku algusaegadest, tutvustame kliinikut ja teenuseid. Minuga on Karin, kes on Next Fertility Nordic kliiniku tegevjuht. Head kuulamist! Mina olen Next Fertility Nordic kliinikus patsientide koordinaator. Next Fertility Nordic on Tallinnas tegutsev kaasaegne viljatuskeskus, kus meie soov on pakkuda patsientidele personaalset lähenemist ja personaalseid lahendusi lapse saamisel. Meie juurde võib tulla ka lihtsalt naistearsti vastuvõtule, emakakaelavähi sõeluuringule või ka näiteks munarakke külmutama. Mehed aga saavad tulla meie juurde seemnerakke külmutama või ka lihtsalt spermaanalüüsile. Täna on minuga siin Karin, kes on meie kliiniku tegevjuht. Karin, palun räägi alustuseks natukene endast. Tere Eerika ja kõigepealt mul on väga hea meel, et meie ammune idee päris oma podcastist on saanud toeks ja suur aitäh, et sa oled nõus seda omalt poolt eest vedama. Enda kohta eelkõige olen ma 3 lapse ema, mis on siis minu põhitöö, aga kohe peale oma pere on väga olulisel kohal minu jaoks meie kliinik, Next Fertility Nordic ja sealsed patsiendid ja töötajad. Hariduselt olen ma õppinud geenitehnoloogiat ja arengubioloogiat ja varasemalt on mul olnud võimalus töötada erinevates IVF-i kliinikutes nii Eestis kui Inglismaal. Ja olen töötanud kõigepealt embroloogina, mis oli väga-väga põnev aeg minu elus. Näha siis elu algust mikroskoobi all, päris algust. Siis edasi olen ka koordineerinud viljatusraviga seotud teadusprojekte ja uuendanud kvaliteedikontrollsüsteemi kliinikutes. Ja nüüd siis on mul olla Next Fertility Nordicu tegevjuht. Ma mäletan, et sa liitusid meiega 2020 ja kliinikul oli siis alles vana nimi, vana logo. Me olime hoopis teises asukohas ja meie kliiniku nimi oli Fertility Clinic Nordic. Et kuidas sul tekkis see mõte teha siis täiesti uus kliinik? 2020 aasta, nagu me kõik mäletame, oli maailmas üks väga mitmes mõttes meelde jääv aasta ja keeruline aasta. Maailmas oli just siis tõusmas COVID-pandeemia ja minu esimene tööpäev, kui ma nüüd täpselt mäletan, oli just 2-3 päeva enne, kui Eestis kuulutati välja eriolukord ja kõik erakliinikud pidid tegelikult oma uksed sulgema. Aga enne juba liitumist ma pakkusin selle idee uuest kliinikust välja Next Clinics omanikele, mis on siis Next Clinics on suur Saksa kliinikute kett, kes otsustas Eestisse siis teha lisainvesteeringuid ja idee ja unistus oli siis tõesti, et Eestis oleks üks väga kaasaegne, kõige uuema tehnoloogiaga ja kõikide ravivõimalustega siinsetele patsientidele. Ja mõnes mõttes me siis ujusime vastuvoolu sellel keerulisel ajal, et kasutasime seda aega 2020 ja 2021 alguses uue kliiniku projekteerimiseks ja ehitamiseks. Meie kliinik sai siis valmis, aprillis saime võtmed ja huvitav oli see, et vaatamata kõikidele tarneraskustele, me võtmed saime kõigest 2 nädalat hiljem, mis oli see esialgne daatum, et mis on tegelikult väga-väga hästi. Ja juunis juba alustasime protseduuridega ja siin me nüüd täna oleme. Ja ma mäletan seda aega väga hästi, sest ma ju töötasin ise ka seal ja see oli tõesti hästi põnev aeg ja hästi tore aeg samas ka selle koha pealt, et kliiniku enda töötajad aitasid ju seda kliinikut kujundada. Aitasid valida värve, materjale, et me saime kõik selles kaasa rääkida. Et see oli tõesti väga selline äge aeg ja sellepärast see
kliinikus käimine on ka nagu veits selline kodus käimine, et on küll olnud hästi põnevaid aegu jah. Ja patsientide hulk on ju sellest alates aina kasvanud, et praegu on meil tõesti väga palju patsiente Eestist, aga suur rõõm on ka selle üle, et väga palju on ka välismaalt meid leitud, et me oleme kuidagi võitnud nende usalduse nii lühikese ajaga ja meil on tõesti ju patsiente käinud Euroopa mõistes on kõik ilmakaared sisuliselt kaetud juba. Meil on ka patsiente käinud USA-st, Kanadast, Lõuna-Koreast, Austraaliast ja Austraaliast on veel tulemas patsiente, et tõepoolest, kuidas sa ise sellist fenomeni võib-olla siis seletaksid? No see on tõesti väga positiivne, et see patsientide usaldus on ju kõige olulisem ja tore, et see kasvab ja tore, et nad saavad ka abi. Et meie missioon on siis toetada peresid, kes vajavad abi lapse saamisel, kellel siis mingil põhjusel ise lapse saamine ei õnnestu. Ja teine missioon, mis on ka väga oluline ja millele ka see podcast ilmselt kaasa aitab, on tõsta inimeste seas teadlikkust oma viljakusest. Sest paratamatult see pereplaneerimine on nihkunud järjest hilisemaks ja paratamatult meie vanus seda tihti kõige rohkem mõjutab. Ja selle teadlikkuse tõstmisega ka, et meil on nii tore, et kevadeti käivad meil tudengid külas, nii TalTechist kui Tallinna Ülikoolist, et siis ka teeme loenguid, väikese tuuri kliinikus, et noortele ka väga see valdkond pakub huvi ja küsitakse väga palju küsimusi. Kes siis nende noortega räägivad? No kõige põnevam kindlasti alati see, mida laboritüdrukud, embroloogid räägivad ja just see põnev maailm ikka, mida sa näed seal mikroskoobis sisse vaadates, et see on ja ka arstid meil on teinud ettekandeid. Mäletan, me päris alguses ja isegi veel mõnda aega tagasi tegime ka avatud ustepäevi ju klientidele või kes ei olnud meie kliendid, ütleme need potentsiaalsetele klientidele ja kõikidele huvilistele. Et meil olid seal rasedusega seotud teemad ja oli ka vist munarakkude külmutamisega seotud üks kliendipäev. Ja oleme teinud paar tükki ja võib-olla võime ka neid jätkata, et viljatusravi ise on jah, tõesti väga delikaatne, et võib-olla selle teema puhul ei julgeta tulla kohe kliendipäevale, aga miks mitte, et see avatus ka ju järjest kasvab. Me näeme, et inimesed osad jagavad oma viljatusravi teekonda isegi sotsiaalmeediakanalites, et mida rohkem me nendel teemadel räägime, seda rohkem see tabu kaob selle ümbert ja ma arvan, et see aitab inimestele kaasa ka kogu protsessi läbimisel. Ma olen sinuga täitsa nõus, et ma ei tea, kui palju ma ise oma viljakusele olen mõelnud, olles ise ju lapsed saanud suhteliselt, võib-olla isegi tänapäeva mõistes mitte väga vanana. Ma sain 25-aastaselt oma esimese lapse, et aga kui ma sinna kliinikusse tööle tulin, siis ma sain tegelikult aru, kui tähtis on seda teemat nagu teavitada või kui tähtis on see teavitustegevus tegelikult. Et viljakus on tõesti väga selline, ta on ühest küljest nagu delikaatne, aga mina olen küll enda teadlikkust väga kõvasti tõstnud selle ajaga, kui ma olen seal kliinikus töötanud. Aga sa mainisid juba laboritüdrukuid. Võib-olla meie kuulaja ei teagi, et kes meil seal kliinikus töötavad, et äkki teed väikse sellise tuuri personali osas, et... Ja IVF ehk siis viljatusravi on tõesti tiimitöö, et siin ei saa ükski osakond üksi toimetada ja seda teenust pakkuda, et meil on väga tublid ja kogenud arstid, eesotsas siis vastutav arst Ailen Aluri ja arstid on need, kelle juurde siis patsient läheb esimesena, kes aitavad selgitada neid lastetuse põhjuseid ja määravad uuringud.
aga sama olulised on ämmaemandad õed, kes siis aitavad seal analüüse võtta ja kogu raviprotsessi koordineerida ja loomulikult labor, mis on nagu kliiniku süda meil otseses mõttes, et labor ongi meil seal keskel ja no, laboris siis valmistatakse sugurakud ette, teostatakse kehavälist viljastamist ja no lisaks siis meie tugipersonal, kes me seal oleme kõik, et oma meditsiinipersonali toetada. Kui ei oleks administraatoreid, kes meil võtavad telefonitoru, vastavad e-mailidele, teevad broneeringuid, siis ju ei saaks inimene meile tulla. Samuti kuni selleni välja, et kui meie koristaja Irina nüüd päeva lõpus meie ruume puhtaks ei tee, meil on väga sellised spetsiifilised puhastusreeglid laboris ja opisaalis, et siis me ei saa ju hommikul oma tööga alustada, et iga inimene, iga lüli on meie puhul hästi oluline. Ja et tõesti, ma arvan, viljatusravikliiniku puhul see personali tähtsus ja nende omavaheline sünergia selle teenuse pakkumisel, et ma arvan, et see kandub üle meie klientidele, patsientidele ja loodetavasti selline soe suhtumine, hoitud tunne, et see kindlasti aitab vähendada siis stressi, mis tihtipeale viljatusraviga paratamatult kaasas käib. Jaa, hästi öeldud. Et labor on hästi oluline osa meie tööst. Et äkki räägid meie laborist ka natukene? No kuna ma ise töötasin ka embroloogina ja siis uut kliinikut disainides võib öelda, et sai projekteerida oma unistuste laborit. Ja kuigi ma täna ei ole võimeline enam selles laboris töötama, kuna see on väga-väga kaasaegne, alates sellest, et meil on RI witnessing, elektroonne tuvastussüsteem, esimesena Eestis ja esimeste seas nii Põhjamaades kui Baltikumis. Kõik meie siis laboritarvikud on märgistatud spetsiaalsete ribakoodidega ja need on siis labori pinnal tuvastatavad. Et kui nüüd tuleb patsient ja tema embroid, sugurakke siis kultiveeritakse meil laboris siis kas siis mingites tuubides või tassides, et need meil on kõik lisaks nimedele siis märgistatud spetsiaalsete kleebistega ja labori pinnale, kui nüüd embroloog siis hakkab tegema viljastamist, kehavälist viljastamist, siis ta võtab naise munarakud ja ta peab kõrvale võtma siis mehe seemnerakud ja need omavahel tassi peal kokku panema. Et see on nagu ülioluline, et siis õiged rakud omavahel siis kokku saaksid. Ja mis minu jaoks veel selle juures on, miks ma seda väga oluliseks pean, et kui ma töötasin omal ajal Londonis IVF-i kliinikutes, siis see oli aastatel 2009-10 ja sellel ajal juba Inglismaal on siis witnessing ehk siis topelttuvastamine IVF-is on kohustuslik seadusega aga tollel ajal sellised elektroonseid vahendeid ei olnud, siis reaalselt teine kolleeg pidi alati tulema mind kontrollima, kui ma siis kellegi patsiendi embrod või sugurakke tõstan ühest tassist teisele või ma siis loomulikult viljastan, mis on väga oluline. Et see tundus nagu algu selline teistmoodi, kuna Eestis me seda ei teinud ega ei ole tänaseni kohustuslik. Aga ma nii harjusin sellega ära ja see andis sellise kindlama tunde töötades, sest lõpuks me oleme kõik inimesed ju. Ja kui ma tulin tagasi Eestisse laborisse, siis tegelikult mul nagu oli ka raske üksi töötada, ma hakkasin kutsuma kolleege, et tule vaatama, panen need rakud kokku, et sealt on see kindel soov jäänud, et meie kliinikus peab olema topelttuvastamissüsteem. Ja rõõm, et see täna on ja lisaks sellele kindlustundele patsientidele ja ka meie töötajatele,
See on suurepärane vahend meie kvaliteedi kontrollsüsteemile, sest see tuvastussüsteem, elektroonne witnessing siis salvestab kõik tööprotsessi ajapunktid ja kõik ka laboritarvikud, kõik alates mis slot-numbreid seal kasutati, et vajadusel me saame minna väga nagu detaili täpsusega, millal see protseduur toimus, mis seal kasutati ja kuna meil on ka meditsiinilabori ISO sertifikaat, et siis need andmed on äärmiselt olulised. Ja kui nüüd minna veel edasi, siis meie laboris on ju embroskoop, mis on siis selline inkubaator, kus embrote arengut pildistatakse ajamomentidega ja siis embro arengust valmib väike videofilm siis 5.–6. päevaks. Et kui omal ajal me pidime embroid siis embroloogina iga päev kapist välja võtma, inkubaatorist välja võtma, mikroskoobi fookust kruttima ja vaatama siis, milline embro sellel ajahetkel, ainult ühte ajahetke päeval me saime hinnata, siis täna on embrod segamatult ilusti inkubaatoris. Nendest arengust moodustub videofilm, mida siis omakorda aitab meil selline tehisintellekti programm Glowy hinnata. Et tänapäeva embroloogidel on siis ka tehisintellekt abiks, sest seal embro arengus neid pisidetaile, et kui sünkroonselt need rakud arenevad, millal seal tekivad pronukleosed, mis fragmendid, et seda tavasilm sellel ühel ajamomendil ei näegi, aga AI on nagu siinkohal tõesti oluliselt ju võimekam, ta automaatselt märkab neid momente ja kõigi nende skooride põhjal ta siis annab siis embrole lõpuks hinnangu, et kas see on siis sobilik naisele siirdamiseks või pigem külmutada või siis pigem mitte siirdada seda embrot, kuna seal arengus oli midagi teistmoodi või siis ta areng siis peatus ühel ajahetkel. Et see on tänapäeval meil suureks abiks, ma arvan, embroloogidele. Jah, aga see videoelement on hästi huvitav patsientidele ka, sest embroloog ju tutvustab neile ka seda videot enne protseduuri. Ja, et siis jällegi meie soov on patsienti võimalikult kaasata oma raviprotsessi ja enne siis embro siirdamist meil on ette nähtud embroloogi nõustamiskonsultatsioon, kus siis embroloog annab ülevaate, kuidas embrod arenesid ja ka seda embrot, mis siis läheb siirdamiseks, et patsient saab vaadata kokkuvõtted selle arengust. See on, ma arvan, et täna me oleme ainuke kliinik, kes seda otseselt ka patsiendile siis näitab. Ja jällegi me usume, et see rahustab patsienti ja vahel ka kui meil ei ole seda sobivat embrot siirdamiseks, siis see selgitus sinna juurde aitab võib-olla patsiendil paremini mõista ja meil omakorda siis otsida ja pakkuda uusi lahendusi. Igati personaalne lähenemine. Aga räägi lähemalt siis, milliseid teenuseid me pakume? Üks asi, mida uue kliiniku puhul juba algusest peale oli soov pakkuda terviklikumat lähenemist lastetuse ravis, et kuigi see peamiselt puudutab, võib öelda sellist günekoloogilisi protsesse ja uuringuid, aga tegelikult ju lapse saamine ei ole ainult reproduktiivmeditsiini küsimus, et see inimest ennast nagu puudutab väga mitmel tasandil. Et ma ise olen ka oma lapsed saanud küll loomulikul teel, aga ma mäletan, et esimest last planeerides, et sa oled harjunud elu planeerima, et nii, nüüd ma olen valmis. Ja ikkagi võttis aega selline pool aastat, et ma kindlasti ei saa võrrelda, mida meie patsiendid tunnevad, aga see pool aastat juba tundus väga pikk aeg ja tekkisid seal omad hirmud, et mõtle, kui elu ei lähegi plaanipäraselt. Et siis meie soov on pakkuda ka siis lisateenuseid koha peal meie patsientidele. Meil on kogemusnõustaja, üks meie enda töötaja,
kes on samuti läbinud IVF-i protsesse, on teinud vastava koolituse ja pakub nüüd tuge meie oma patsientidele. Lisaks meil on koostöö psühholoogidega, kes siis nõustavad meie patsiente ja ka geeninõustaja käib meil regulaarselt siis nii patsiente kui doonoreid nõustamas. Ja lisaks siis pakume ka raseduse jälgimist. Nii siis oma patsientidele kui ka väljaspoolt, kuna ka see IVF-i rasedus võib olla veidi tundlikum, just et on läinud võib-olla pikemalt aega lapse planeerimisega. Ja kui patsient tunneb juba ennast meie juures hubaselt ja koduselt, et siis tal on see võimalus jääda ja omalt poolt ka saan öelda, et meil on väga hoitud lapseootel naised ja selline väga personaalne. Kes meil ämmaemandatest raseduse jälgimist pakuvad? No peamiselt Tiina Untera on meil väga pikaaegse kogemusega ämmaemand ja siis meil on koostöö ka ITK ämmaemandatega. Kadi Tomson käib meil regulaarselt ja ka, mida ma ise kasutasin, siis meil on koostöö Kirlin Meejärvega, kes on ITK-s siis sünnitusi võtab vastu, et saab siis kokku leppida ka personaalset sünnitoetajat meie puhul ja Kelly Kade on meiega koostööd teinud ja Reet Vinkel on ka nüüd paar aastat juba meiega ja temal on ju pikaaegne ka imetamisnõustamise kogemus, et kui seal kas siis vastsündinuga või hiljem, et praegu on ju ka rahvusvaheline imetamise teadlikkuse nädal, et alati võib tulla ja meiega kontakteeruda ka sellel teemal. Ja neid lisateenuseid võib-olla tuleb veel siin lähiajal juurde. Et me küsime ka patsientidelt tagasisidet tihti, et mida te sooviksite või mida me saaksime veel lisaks pakkuda. Ja võin omalt poolt öelda, et tegelikult nagu me oleme võtnud ka nende soovitusi kuulda. Et oleme tõesti mingeid asju hakanud pakkuma vastavalt vajadusele. Aga Niptify testi teeme ju ka rasedatele. Ja siinkohal jälle kiiduv sõnad, et Eestis on selline võimalus ja oma teadlased siis on välja töötanud sellise testi. Alates 10. rasedusnädalast saab naine anda vereproovi kaudu analüüsi ja minu puhul tõesti need analüüsi vastused tulid 4-5 päevaga. Ma sain teada, et beebi kromosoomidega on kõik hästi ja see annab tõesti sellise südamerahu juba väga varakult. Aga teeme geenitestide osas, teeme veel koostööd näiteks Hispaania firma Igenomixiga, et me saame pakkuda sellist geneetilist sobivustesti ja kromosoomuuringuid patsientidele, mis ka, ma arvan, et üha enam see teadlikkus ja huvi nende vastu kasvab. Et ideaalis võiks ju juba enne lapse planeerimist uurida näiteks geneetilist sobivustesti, kromosoomuuringud igaks juhuks ära teha ja üha suuremat nõudlust on ka embrüote geneetilise testimise osas. Et meie hakkasime aktiivsemalt pakkuma seda eelmisest aastast, et meil on 2 välja õppinud embroloogi, kes siis võtavad embrüotelt seal 5. arengupäeval tavaliselt biopsia ja siis selle embro biopsia sisaldab tavaliselt 5-9 rakku, et selle me saadame siis geneetikalaborisse, kus siis uuritakse, et kas embro kromosoomide arv on õige või siis kui peres on juba mingi teadaolev geneetiline haigus, siis on võimalik juba embro tasemel uurida, et kas see geneetiline haigus siis on esindatud avaldunud selles embros. Ja selle jaoks ei ole ju saatekirja vaja? Tavaliseks kromosoomuuringuteks embrol ei ole, et siin on jällegi arsti soovitus tavaliselt, et kellele seda pakkuda, et kõikidel juhtudel see ei ole näidustatud, aga
meie arstid siis valdavalt, kui on korduvad ebaõnnestunud protseduurid ja pigem jah, kui naine on seal juba 38 pluss või 40 pluss, et siis on see soovitatav, kuna vanuse tõustes siis embrote öeldakse aneuploidsus, see tähendab, et kromosoomide komplekt pole korrektne raku sees, et see aneuploidsus siis vanusega tõuseb. Ja need protseduurid, mis me nüüd oleme teinud, siin ma arvan juba ligi 20 on meil sellel aastal olnud või juba rohkem, et siis nii meie labor kui arstid näevad, et see siirdamise, see on suureks abiks nagu arstile, et millise embro ja laborile, et milline embro siis siirdatakse ja see vähendab neid siirdamiste arvu, mis siis viivad kliinilise raseduseni. Et jah, siirdamiseelne embrote geneetiline testimine, inglisekeelse lühendiga siis me nimetame PGT, et see kindlasti on ka abiks ja nii palju toredaid teenuseid, aga üsna hiljuti hakkasime ju ka toidutalumatuse testi pakkuma. Jaa, toidutalumatus, et meil on koostöö toitumisnõustajaga ja nagu me teame, et ju toitumine tervise seisukohalt on A ja O ja kindlasti mõjutab ka viljakust. Arstid kindlasti oskavad täpsemalt rääkida, aga nii ülekaal kui ka alakaal mõjutab sugurakkude kvaliteeti, nende küpsemist ja toimimist, et nii naistel kui meestel, et neid uuringuid on väga palju tehtud ja teaduslikult uuritud. Et toitumisnõustamist on ka, kas siis meil võimalik tulla ja teha toidutalumatuse testi või siis ka kuskil mujal ja kindlasti neid tulemusi võiks meie arstiga siis ka jagada. Ja kehakaal, normkehakaal, et see on tõesti üks kõige lihtsamaid asju, mida siis inimene ise enda jaoks saab teha, et oma viljakust hoida. Teistest teenustest veel ämmaemandad teevad meil ju sõeluuringuid. Jaa, et me olemegi Tervisekassa koostööpartner viljatusravis ja emakakaelavähi ennetuses. Et siin ka igal aastal on ju oma aastakäik, tavaliselt siis juubeliaasta, kui sa saad 35 või 40 või 45, et siis on aeg tulla emakakaelavähi sõeluuringule. Tavaliselt leiab ka vastava saatekirja seal või terviseportaalis nüüd, aga tegelikult ei peagi seda saatekirja otsima, piisab, kui sa tead, et see on minu aasta sõeluuringuks ja sa paned tasuta aja meie kas otse online või läbi digiregistratuuri, et kindlasti naistele südamele panna, et seda võimalust kasutada, sest kahjuks Eesti ikkagi on siin nende emakakaelavähi juhtudega on Euroopas üsna seal esirinnas ja peamine põhjus ongi, et ei tulda sõeluuringule. Et kindlasti paneme südamele, et inimesed tuleksid, naised tuleksid siis ja ka üldse selline regulaarne günekoloogi kontroll, naistearsti visiit, et see võiks olla selline iga-aastane rutiin ikkagi käia ka tavakontrollis ja selline 30-aastane naine, kes ei ole veel pere loonud, et ta võikski tulla niimoodi põhjalikumasse viljakuse kontrolli meie arsti juurde ja siis koos arstiga võib-olla ka arutada, et millal pere planeerida ja kui arst seal oma uuringute, ultraheli uuringu ja analüüside vastusega oskab võib-olla anda nõu, et kas tasub seda lapse planeerimist nüüd edasi lükata või siis soovitab hoopis munarakke külmutada, et siin kindlasti tasuks seda nõu küsida. Sa mainisid, et meil on ju ka Tervisekassa leping viljatusravile. Ja, et oleme alates siis 2021 sügisest oleme Tervisekassa lepingupartner ka viljatusravis ja meil küll ei ole väga suur ravimaht
kuna erakliinikutel me peame siis iga 5 aasta järel hankes osalema, et praegune ravimaht ei ole väga suur ja nagu sa tead, et selle aasta ravijärjekord on meil juba täitunud. Et ühest küljest tore, et meil on väga suur huvi, aga kõiki me sellel aastal ilmselt aidata ei saa, et üks unistus jah ka siin oleks Eesti tervishoiusüsteemis, et ühel päeval võiks tõesti patsiendil olla suurem võimalus valida omale raviasutus ja koos oma siis Tervisekassa kindlustusega liikuda sinna kliinikusse, kus ta siis soovib. Räägiks nüüd tulevikust natuke, et viljatusravi on ju nii kiiresti arenev valdkond, et oskad sa öelda või mis sa arvad, et mida lähiaastad meile veel tuua võiksid? Tõepoolest, et miks ma ka ise selles valdkonnas olen nii kaua olnud, et praktiliselt peale ülikooli ma olengi samasse valdkonda jäänud, et see on lihtsalt nii põnev ja nii kiiresti arenev, et ühes poolest jah, põnev on olnud töötada, kõik see rakumaailm aga juba selle pea 20 aasta jooksul siis on nii palju edasi arenenud. Meil on munarakkude külmutamine. Kui mina alustasin, siis olid sellised, öeldakse aeglase külmutamise meetodid, et munarakk on üsna suur rakk ja tal on suur tsütoplasma ehk tal on palju vedelikku ja seda rakku ei osatud pikka aega efektiivselt külmutada, sest külmutades tekkisid sinna jääkristallid ja sulatades siis see rakk lagunes. Aga nüüd kuskil 10-15 aastat tagasi leiutati uus meetod, vitrifikatsioon ja see on tõesti väga efektiivne munarakkude külmutamiseks ja ka embrüote puhul me kasutame seda, et meie labori hinnangul siis need munarakud selline 90% säilivad, et naistel, kes siis praegu tõepoolest soovivad oma pereplaneerimist edasi lükata, et siis neil on see võimalus oma munarakud külmutada. Tore, et ka mitmed avaliku elu tegelased räägivad sellest siin ka rahvusvaheliselt ja muidugi me alati mainime, et see ei ole garantii, aga see on midagi, mida naine iseenda jaoks saab teha. Sest tihtipeale, kuna me ka praegu kuuleme, et noored palju ju räägivad, et nad ei soovigi last, siis see soov tegelikult seal just 40-ndates võib tegelikult muutuda. Aga mida veel tulevik tuua võiks, et meil täna endiselt on ikkagi väga palju seda selgusetut viljatust. Et see on selline müstiline kohati, et osad uuringud toovadki välja, et seda on 20% või isegi 30%, kus siis eraldi uurituna nii naine kui mees, nad on terved, aga omavahel siis mingil põhjusel loomulikul teel lapse saamine ei õnnestu. Et selle selgusetu viljatuse taga, et mis siin siis on, et kas siin on oma osa meie elustiilil, stressil või keskkonnal või on veel immunoloogilisi faktoreid, mida me ei tea või veel midagi, et selle selgusetu viljatuse selgitamine, et see on kindlasti nii teadlastele kui arstidele veel siin lähiaastatel lahendada, aga huvitav on see, et kuigi viljatusravis patsientide vanus ju pidevalt kasvab, aga samal ajal kõik see tehnoloogia ja meditsiin ka areneb, et tegelikult need viljatusravi tulemused siin 20 aasta jooksul küll, et on tõusnud. Et saab abi, aga kindlasti ei tasuks ka lihtsalt sellele lootma nüüd jääda, et ma lükkangi lapse saamist edasi, et küll meditsiin aitab, et ikkagi see teadlikkus, et seda otsust ikkagi inimestelt endalt on vaja oodata. Aitäh, Karin, et sa tulid tänasesse podcasti meile rääkima Next Fertility Nordic kliinikust, laborist, viljakusest üldiselt. Ma tõesti soovin
meile meile ja kõikidele kuulajatele samuti. Võib-olla rohkem teadlikkust, jah, ja tarku otsuseid. Tore, et sa tulid ja kui teil nüüd tekkis meile küsimusi, võite meile saata kohe kommentaari või siis kirjutada otse meie meilile ivf@ivfnordic.com ja minu poolt kõike kaunist. Aitäh sulle!